Nii, tere päevast kõigile. Rõõm teid jälle näha meie esimese kvartali majandustulemuste tutvustamisel. Minu nimi on Aavo Kärmas, olen Enefit Greeni juhatuse esimees. Ja tere hommikust minu poolt ka, Veiko Räim, Enefit Greeni finantsjuht. Ja nagu ikka tavapäraselt koos Veikoga teeme siis ülevaate sellest, kuidas ettevõttel läks. Peale seda siis vastame kõigile küsimustele, küsimusi võimalik siin samas chatis juba ka kohtumise ajal üles panna. Ja kui mõned küsimused ajapuudusel jäävad vastamata, siis loomulikult vastab neile hiljem. Aga alati on võimalik meiega suhelda ja küsimusi esitada ka investor@enefitgreen.ee veebi aadressi kaudu, kus siis jooksvalt kõikidele küsimustele vastame. Aga hakkame siis minema, et tavapäraselt ikka väliskeskkonna ülevaade ja alustame siis elektrihindadest, mis siis on ühed olulisemad tegurid, mis meie tulemusi mõjutavad. Siis mida me võime esimese kvartali kohta öelda on see, et hinnad jätkuvalt langesid võrreldes aasta varasemaga. Ei saa öelda, et see langus oleks kuidagi sarnane, nagu siit kaardi pealt näha, siis riikide lõikes olid hinnalangused erinevad. Siin Soomes 63% madalamad hinnad, Eestis 9%, nii et see varieerus olnud siin esimesel kvartalil päris suur. Ja mis siis selle hinnalanguste põhjuseks oli, siin on ikka välja toodud, peamiselt siis tavapärast soojem talv, mis tähendas ka seda, et gaasivarud, ütleme niimoodi, gaasihinnad langesid ja ka gaasivarustatus oli väga hea, nii et esimese kvartali lõpuks siis Euroopas tervikuna siis gaasivarud olid 60% täidetud ja ennustatakse, et siin juuli lõpuks see saavutab isegi 90% taseme. Lisaks mõõtas hindu siis ka kõrgem tuuletoodang, seda Skandinaavias, peamiselt just jaanuaris-veebruaris ja tänu soojale talvele ka kõrgem hüdroenergia toodang ja reservaaride tase, nii et ka praegu hüdroreservaarid on niimoodi tavapärasest kõrgemal tasemel. Teine oluline aspekt on siis vaadata, millised on analüütikute prognoosid pikemas perspektiivis elektrihindadele. Siin me oleme siis välja toonud 3 erineva analüütikamaja või firma siis sellise keskmise projektsiooni. Seda me näitame teile nüüd teist korda ja võrreldes siin 3 kuu taguse ajaga on hinnad just siin esimeses otsas 25-26 tulnud allapoole, kuskil siin 10-20 eurot megavatt-tunni kohta sõltuvalt siis turgudest, kuid pikemas perspektiivis, nagu siit näha, ennustatakse, et need hinnad jäävad suhteliselt stabiilsele tasemele. Küll jah, tavapärast Soome madalam, Baltikum siin vahepeal ja Poola siis jätkuvalt kõige kõrgemate hindadega meie koduturgudest. Siis regulatsioonid, et üht-teist juhtus esimeses kvartalis võib-olla ei olnud nii tihe kui siin varasemalt, aga mõned asjad siiski välja tuua, et Eesti koha pealt oluline oli meie jaoks siis see, et avaldati siis jäätmereformi väljatöötamiskavatsus, mille eesmärk on siis see, et Eesti saavutaks oma olmepakendijäätmete ringlusevõtu eesmärgid 2025. aastaks. Kuidas see meid mõjutab? Tähendab seda, et segaolmejäätmeid siis energia tootmiseks tulevikus peaks vähenema, mis tähendab seda, et me kasutame rohkem jäätmete sorteerimise jääke ja mis võib ka tähendada seda, et tulevikus näiteks sooja hind võib tarbijatel tõusta, aga täna on see kõik veel väga tinglik, kuna tegemist on väljatöötamiskavatsusega, seaduseelnõud pole veel välja toodud, aga plaan on need muudatused siis seadus viia selle aasta lõpuks. Siis teine oluline asi kindlasti, mis Eestis toimub, on siis Riigikogu menetluses olev ehitusseadustik, millega siis soovitakse teha muudatusi selleks, et taastuvenergia arendused liiguksid kiiremini, lühendada planeerimisaegu ja nii edasi. Nii et see on hetkel Riigikogus ja loodame, et ka siin need muudatused saavad selle aasta jooksul vastu võetud. Lätis oli terve rida muudatusi, võib-olla olulisem, mis välja tuua on see, et uus siis kliima- ja energiakava
ennekõike siis arvestab ainult riigiettevõtte poolt planeeritud taastuvenergia mahtudega, mis on saanud siis turul päris ütleme niimoodi eraettevõtete poolt tugevat kriitikat, et ainult ühe ettevõtte huvidega arvestatakse. Ja võib-olla viimane oluline asi siit välja tuua on Poola, et hea meel on näha, et ka Poola on võtnud nüüd suurem hoo sisse oma taastuvenergia osakaalu suurendamiseks, et varasemalt oli see sihtarv 32% tarbimisest, siis uus eesmärk on 50%, mis siis meile ettevõttena ka loomulikult teistele annab hea võimaluse kiireks kasvuks lähiaastatel just Poolas. Ja viimane väline tegur, mis meid mõjutab loomulikult, on siis tuul, ehk siis tuuleolud, mida siit välja öelda, kuna Eesti ja Leedu on meie peamised turud, siis näitame praegu siin kahte riiki, mida välja tuua on see, et esimene kvartal on tavapäraselt kõige tuulisem kvartal aastas, nii ka see aasta. Mõnevõrra tuulekiirus jäi madalamaks nüüd Eestis võrreldes 2 viimase aastaga, Leedus olid umbes samal tasemel ja jaanuar-veebruar olid head tuulekuud, märts oli tavapärasest veidi madalam. Nii, liigume edasi töökindluste juurde, et see on nüüd asi, mida me siis ise saame mõjutada, et mis on meie kätes. Ja meil on öelda, et meie opereerivate tuuleparkide töökindlused nii Eestis kui ka Leedus olid esimeses kvartalis hea kõrgel tasemel. Eriti suurt headmeelt teeb, mida siit küll näha ei ole, aga taustaks see, et meie Eesti Windwindi tuulikud, mis on meie kõige vanemad tuulikud, nende töökindlus oli meil väga hea, seal isegi 97,5%. Ja meie eelmise aasta Leedu murelapp, siis ütleme nii, Šiluute tuulepark, mis siis viis eelmine aasta alla meie töökindlused, nagu näha siin 3. kvartalis ja 4. kvartalis, siis seal me oleme saanud koos siis CI-ga paika eelmise aasta lõpus konkreetse parenduskava, mis siis juba väljendus eelmise aasta lõpus ja selle aasta esimeses kvartalis, nii et kui näha Leedu tuuleparkid töökindlus 96% ja seal ma võin öelda, et Šiluute tuulepark oli pea 94, mis oli isegi rohkem, kui me olime planeerinud. Ja koostootmisjaamade töökindlust midagi erilist välja ei ole tuua, et siin siis kajastuvad veel ka meie Paide ja Valka koostootmisjaamad töökindlused, need me müüsime siin esimese kvartali jooksul ära, Iru töökindlus oli väga hea ja päikeseparkid töökindlus tavapärasel kõrgel tasemel. Nii, liikudes edasi meie arendusportfellile, et kuidas siis see liikunud on, et siin eelmise kvartaliga suuri muutusi siin ei ole, et jätkuvalt meie opereerivad võimsused on siin 515 megavatti ja ehitus olevad projektis 709 megavatti, mis siis järjepanu juba tulevad töösse, nii et järgmise aasta lõpuks me siis eeldame, et meie töös olev võimsus on 224 megavatti. Ja kui vaadata seda, kuidas meil on läinud siis töös olevate projektidega, et meil on siis hetkel ehituses 6 tuuleparki ja 3 päikeseparki, siis hea meil on öelda, et Tolpanvaara tuulepark siin aprillikuus siis Nordex võttis siis üle täisvastutuse, ehk siis see availability töökindluse garantii, jäänud on teha veel võrgutestid, kui kõik tuulikud on püsti ja juba toodavad kenasti elektrit. Nüüd liikudes edasi meie Akmene tuulepargi juurde, ka Akmenes tegelikult aprillis sai siis püsti see viimane tuulik, mis eelmine aasta kokku kukkus, ka see toodab tänaseks elektrit, nii et Akmene puhul nüüd oleme alustanud siin läbirääkimisi nii kindlustusettevõtte kui ka GI-ga, et klaarida ära siis need võimalikud kahjud, mis meil kogu selle intsidendi tõttu eelmine aasta saamata jäid. Ja suurematest asjadest veel välja tuua Sopi-Tootsi tuulepark, mis on siis praegu Baltikumi suurim tuulepark, selle ehitus praegu möödub kenasti, alustatud on juba tuulikute püstitamist, nii et kõik läheb kenasti plaanipäraselt, samamoodi Sopi päikesepark, kus siis juba samamoodi veerand päikesepaneelidest on paigaldatud ja töö käib täie hooga. Ka Kelme 1 tuulepark Leedus, seal juba pannakse ka esimesi tuulikuid püsti ja alustasime siin Kelme 2 juba esimesi töid siin 1,5 kuud tagasi.
Nii et selline see töös olevate projektide pilt on, midagi kriitilist siit rohkem kuidagi välja tuua ei ole. Kui me vaatame nüüd lühiajalist arendusportfelli, mis siis koosneb siin peamiselt küll päikeseprojektidest, aga on ka Kelme tuulepark, siis enamus projektidega siin 358 megavatti me soovime jõuda investeerimise otsusteni teise poolaasta jooksul. See loomulikult sõltub sellest, et mitmetest asjaoludest, milline on turuhind, milline on klientide valmisolek siin pikaajalisi elektrimüügilepinguid sõlmida. Nii et hetkeseisuga meil siis esimeses poolaastas siin Seinapalu päikesepark Eestis on täna investeerimis valmis ja samamoodi loodame siin järelejäänud kuudega Vändra päikesepargiga jõuda sinnamaale. Nii et kõik arvesse võttes siis siin meie tänane opereeriv ehituses ja lühiajaline arendusportfell kokku on ligi veidi rohkem kui 1,7 gigavatti. Ja esimese 4 kuu jooksul siis toimusid meil muudatused siin ka meie pikaajalise arendusportfellis, mis on täna siis 2500 megavatti. Siit võib-olla välja tuua kõige olulisem on see, et eelmise kuul me siis sõlmisime lepingu Poola arendusfirmaga RES Global, kus meil on siis pikaajaline varases staadiumis maismaa tuuleparkide portfell kogumahus 360 megavatti, nii et seal nüüd arendustegevused jätkuvad järjest ja arvatavasti ehitusse lähevad need pargid siis 2028. aastal. Liivi meretuulepargis on meil enamus uuringuid juba tehtud, käivad veel viimased uuringud, nii et loodame siin lähikuudel kõik lõpetada ja oma keskkonna mõjude hindamise siis aruande kokku panna. Ja Loode-Eesti meretuulepargis siis nii palju, et seal siis eelmise aasta lõpuga seisuga sai Kliimaministeeriumi poolt heaks kiidetud meie keskkonnamõjude hindamise programm. Ja nüüd järgmine samm on see, et soovime, et riik siis teeks seal ka eriplaneeringu, teatavasti seal Hiiu mereala planeeringus ei olnud või tühistati kunagi Riigikohtu poolt tuuleenergeetikaks ette nähtud alad, nüüd on vaja riigi eriplaneering siis korda teha. Nii et kokkuvõttes 2030 ja sealt veidi edasi meie arendusportfell kokku on ligi 6,2 gigavatti. Et mina sellega siin lõpetan ja annan üle Veikole, kes siis räägib meie finantstulemustest. Suur tänu, Aavo. Niiviisi, esimene kvartali selja taga aeg teha kokkuvõtteid. Tootsime 494 gigavatt-tundi elektrienergiat ja mis teeb heameelt on see, et meie uued pargid on tootnud oluliselt rohkem kui eelmine aasta, 131 gigavatt-tundi siis võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga ja panustasid kõik tootmisvarad, et kokkuvõttes see aitas meil olla siis siin circa 89 gigavatt-tundi kõrgemal tasemel kui eelmine aasta, nii et müügimahu kasv positiivne. Mis meie turgudel nagu hinda puudutab, siis Aavo rääkis juba turuhindade langusest, aga teine oluline aspekt on siin ka meie PPA lepingud ja nende uute lisandumine, eks ju, või õigemini arveldusperioodide alguses, et räägida sellest järgmisel lähemalt, et kokkuvõttes see teenitud hind oli meil 20% võrra väiksem. 81 eurot megavatt-tunni kohta oma terve toodangu osas siis. Ja soojusenergia mahud ja hindade vähenemine on valdavalt põhjustatud ikkagi meie müüdud biomassivaradest, mis eelmisel aastal olid veel opereerimas. Kui vaadata äritulusid, siis 68,9 miljonit eurot on 11% vähem kui eelmine aasta. Siin on ka oluline välja tuua, et see müüdud varade eelmise aasta esimeses kvartalis teenitu on siis võrdlusbaasina umbes 20 miljonit, eks ju, 8 miljonit selles aastas, sealhulgas müügikasum, nii et kokkuvõttes, kui need välja jätta, siis oli meie ilma müüdud varadeta tulude maht oli isegi suurem sel aastal 3 miljoni võrra. EBITDA mõistes 42,4 miljonit eurot oli 3% kõrgem kui eelmine aasta samal ajal, et selles ka sisaldus müüdud varasid circa 3 miljoni euro võrra ja ka puhaskasumit teenisime 10% rohkem kui eelmine aasta, et natuke neist lähemalt ka järgmistel slaidida. Aga kui rääkida hindadest kõigepealt, siis hindadest ja meie portfelli mahtudest, siis vasakul üleval
on näha siis need meie toodangumahud, PPA müügimahud, turule müüdud mahud ja ostumahud. Et kui vaadata seda esimest kvartalit, siis need proportsioonid võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga on üsna sarnased, kõik mahud on kasvanud circa 20-25%, et me oleme sarnases mahus nii müünud PPA-sid, müünud turule kui kasvanud on ka ostude mahud. Küll aga võrreldes esimese kvartaliga eelmine aasta, meie võrdlusperioodiga on siis nagu mahud kasvanud veidi erinevalt, et kokkuvõttes see teenitud hind, mis on meil 81,4 eurot megavatt-tunni kohta, on samuti sarnane eelmise aasta viimasest kvartalist teenitud 80,9 euro ka megavatt-tunni kohta. Nii et kuigi mahud on suuremad võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga, siis hinnad, mis me oleme teeninud, on üsna sarnased vaatamata madalamatele PPA hindadele. Nüüd, kui vaadata hindasid veel veidi täpsemalt, siis turule müüdud elektri hind 82,4 eelmine aasta, 77,6 see aasta, siis see sisaldab endas nii turuhindade langust kui ka siis tegelikult nende suurenenud profiili allahindluste mõjusid, et oleme siin ka välja toonud, et Eestis ja Leedus on need profiili allahindlused veidi suuremad, mis see tähendab, et tuuleenergia saab oma toodetud tundidelt siis väiksemat hinda. Nii et Eestis on see olnud siis see aasta esimeses kvartalis 13,5% ja Leedus 15% siis madalam turu keskmisest hinnast. Soomes, kus me näeme esimest kvartalit, siis oma tuuleenergiapargil on tegelikult need allahindlused veel sügavamad, kus oli 28% kandis. Nüüd teiseks, kui vaadata seda PPA müügihinda, mis meil oli esimeses kvartalis 2023, 89,8 eurot megavatt-tund vasakpoolses tabelis ja esimeses kvartalis see aasta 75 eurot megavatt-tund, siis siin on tegelikult mõju selles, et 21. aastal sõlmitud nii Soome kui Leedu PPA-de arveldusperioodid algasid selle aasta algusest ja see tõi siis keskmise hinna madalamaks 75 euro peale. Kolmandaks välja tuua ostude osas, siis ostude hind on langenud võrreldes eelmise aastaga, et PPA-de katteks nendel tundidel, kus meil loodangut ei ole, siis me ostame. Samas on ka hinna langus seda kulu nagu vähendanud, et kuna hind oli 10 eurot ikkagi odavam võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Nii et kokkuvõttes on meil see kvartal tulnud nagu nii PPA-de poolt teenitav raha on madalam, kuna PPA-de enda müügihind on madalam ja siis turgudele müüdud elektri hind on samuti madalam, aga jäime siis 81,4 euro megavatt-tunni tasemele. Nii, kui rääkida tuludest, siis siin on seis selline, et meie toodangu kasv, nagu mainitud, 125 gigavatt-tundi on andnud juurde siis tulusid meile tuuleenergia segmenti ja siis ka netos ikkagi kuigi madalam müügihind on ka seal ilmnenud, siis kokkuvõttes jääme tuludega plussi. Oluline tulude vähenemine on toimunud koostootmisest tänu müüdud varadele ja seda räägin seal segmendi juures lähemalt. Aga jah, et kui vaadata, et 12 miljonit eurot on see mõju ja tegelikult meie äritulud on langenud 8,6 miljonit eurot, siis meie kogu ilma müüdud varadeta siis 3,4 miljonit eurot teenitud kõrgemad äritulud on siis korrektne võrdlusbaas, et seda nüüd järgnevatel kvartalitel me peamegi seda hästi seletama, kuna järgmine terve see aasta, teine kolmas neljas kvartal on meil need varad ju eelmises võrdlusbaasis alles ja seda saab arvesse võtta. Iru poole pealt madalam elektritoodang ja soojusetoodang on vähendanud tulusid ja samuti päikse poole peal siis kasvanud toodang, kui esimene kvartal üsna madal, siis aasta mõistes siis nagu balansseerus ära selle madalama müügihinnaga, nii et kokkuvõttes natuke on tulnud suuremad. Kui rääkida EBITDA mõjudest, siis on meil teenitud 42,4 miljonit eurot EBITAd. Kohe siin kõige keskel on näha üks klots pluss 3,1 miljonit eurot, mis on siis selle müüdud varade mõju. Me võtame eelmine aasta, mis need varad teenisid EBITAd ja siis selle aasta esimeses kvartalis, mis need Paide Valka teenisid pluss müügikasum. Kokkuvõttes me oleme sellest saanud siis 3,1 miljonit eurot rohkem kui eelmine aasta ja need müügijaamad enda või nende biomassijaamade enda müügikasum oli siis üle 5 miljoni euro. Ja siin on näha ka siis need elektri hinna netomõju, kui alustada siis nendest
vasakpoolsematest klotsidest 7,4 miljonit eurot, siis madalam müügihind, madalam ostuhind, netos on 7,4 ja kuna meie müügi ja ostukogused on kasvanud või müügi ja ostu ja toodangukogused on kasvanud, siis kokkuvõttes seal on meil positiivset mõju 7,6 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Püsikulude kasvust oleks vaja välja tuua siis peamiselt hoolduskulude kasv, mis on meil nii opereerivatest varadest kui ka siis uutest varadest tulnud. Infotehnoloogilised kulud on ka veidi kõrgemad eelmises kvartalis ja veidi on ka meil nüüd olemasolevat personalikulude kasvu, kui võtta välja siis müüdud varade personalikulud. See on ka 0,2–0,3 miljonit eurot. Iru poole pealt võib-olla lõpuks veel välja tuua, et kvartal ei olnud väga tugev, et me teenisime miljoni euro võrra vähem kui eelmine aasta samal ajal ja see on siis peamiselt tänu selle, et eelmine aasta samal ajal me pea 100% töökindlust, otsime rohkem ja põhimõtteliselt ka nende tulud, mis me teenisime jäätmekäitlusest, olid eelmine aasta suuremad. Nii, kui räägime tuuleenergiast, siis siin on segmendi poolelt, et siis on näha siin see mahtude mõju siis vasakul üleval toodangute graafikul. Kenasti näha, et 125 gigavatt-tundi on tulnud juurde olemasolevate või uutest parkidest õigemini ja samal ajal olemasolevate parkide toodang on 25 gigavatt-tundi väiksem kui eelmine aasta samal ajal. Selle ilminguks ongi see haava mainitud osa kvartalist väldanud kehv tuuleperiood, et siin siiski vaatamata sellele, et töökindlused olid meil head, meil jäi toodangut tegemata, nii et selles osas on nii uutel kui ka siis olemasolevatel parkidel võrdlusperioodiga ikkagi nagu mahajäämust, eks, aga meie asi on see töökindlus korras hoida ja püüda kõik tuul kinni, see on peamine. Kui vaadata seda, et mis on segmendi tootmishinnad, ärituludest võib-olla kõigepealt, et siis äritulud on meil kasvanud tänu toodangu mahu kasvudele ja arvutuslik teenitud elektrihind on siis umbes 18,8% võrra väiksem, 78 euro tuulis megavatt-tunnist, et see on siis tulnud nii madalamatest turuhindadest kui ka siis madalamatest PPA lepingute kehtima hakanud hindadest, mis olid varasemalt kokku lepitud 2021. aastal. Kokkuvõttes meie EBITDA see kvartal oli veidi suurem, 1,2 miljonit eurot kõrgem siit segmendist ja tõsiasi on ka see, et meie opereerimiskulud megavati kohta on viimase 12 kuu jooksul olnud kvartaalsetes kasvuperioodides, nii et need indekseerimiste mõjud on siia sisse jõudnud, et kokkuvõttes siis on 41,3 eurot megavati võimsuse kohta meie opereerimiskulu ilma mingit elektri ostukuludeta, nii et seal me lihtsalt peame oma erinevates parkides leidma alati neid optimaalseid lahendusi, et kuidas selle kulu kasvu piiritleda ja vajadusel muuta ka neid hooldustasemeid. Nii, siis võib-olla koostootmise segmendist mainides nagu välja tõin, et siis põhimõtteliselt Iru oleme siin eraldi välja toonud ja müüdud varad samuti, et nagu näha müügimahtude soojuse poole pealt on need mahud olnud üsna tuntavad, nii need, mis on müüdud olnud, eks, et Iru soojustoodang on kokkuvõttes circa 4 gigavatt-tundi väiksem olnud, aga samal ajal elektritoodang 6 gigavatt-tundi madalam kui eelmine aasta, et siin on kaks asja, et kuna oli üsna krõbe talv just jaanuari alguses, siis osa meie selleks, et seda soojustoodangut tagada Tallinna linnale, siis osa elektrit jäi tootmata, see on üks asi, mis on meie toodangut vähendanud, elektri poole peal just, ja teiseks oli ka üks planeerimata katkestus, mis on siis nagu meie toodangut vähendanud, aga võrreldes eelmise aastaga, kui meil oli pea 100% töökindlus, siis nagu toodangu langus selle võrra on nagu tuntav seal elektri poole peal. Kui vaadata tulusid vasakul all, siis on näha suured klotsid, mis on nagu müüdud varadega seotud. Need peamiselt on siis eelmisest aastast tulnud need pelletitulud, mis on siin võrdlusperioodis olnud Brocēni pelletitehase poolt teenitud. Samal ajal on ära kadunud ka nende pelleti tootmiseks muutuvkulud, nii et kuna pelleti tootmine on meil olnud madalama marginaaliga äri, siis tulude
tulude ärajäämise poolel on EBITDA-le mõju on oluliselt väiksem ja kui vaadata nagu EBITDA-d, siis 9,2 pealt 6,7 peale, kui jätta nüüd kõrvale need müüdud varade poole pealt, siis see ongi iru erinevate asjade mõjud, et umbes 2,5 on siit langust, sellest 1,7 miljonit eurot elektrist ja toetustest, vähem toodangut, 0,7 miljonit umbes jäätmete madalam tulu. Päikse poole peal siis on muidugi madal tootmiskuu või tootmiskvartal 8,5 gigavatt-tundi, üsna pooleks Eestis natuke grammike rohkem kui Poolast meie toodangut, et tootmismahud on olnud võrreldes aasta tagusega ajaga kõrgemad, muidugi uute parkide lisandumise tõttu ennekõike. Samal ajal teenitud elektrihinnad on olnud madalamad tänu nii madalamate turuhindadele kui PPA hindadele, nii et nii tulude kasv kui EBITDA kasv on olnud siin 16,6 ja 22% vastavalt, nii et oluliselt madalam kui toodangu kasv. Samal ajal me tahame näha just teises kvartalis siin suuremaid nagu hüppeid. Esimeses kvartalis meil veidi ka oli ilmategurid, mis meie toodangut täit potentsiaali vähendasid, eks ju, nii lume puhul kui ka siis natuke varjulisem märts oli, aga kokkuvõttes jällegi töökindlusega on meil asjad olnud hästi, nii et selle me tahame hoida esimesena prioriteedid. Nii, jõuame investeeringute juurde, kvartalis 104,8 miljonit eurot investeeringuid, see on üks meie suuremaid investeeringute kvartaleid olnud, nii et äritegevuse rahavoogu, mis me oleme teeninud, on seda toetanud, aga sellest hoolimata oleme kasutanud ka laenurahastamist, sellest ka kohe räägin. Kokkuvõttes ikkagi see investeeringute kõrgpunkt, eriti Sopi-Tootsi tuulepargi ehitus, kuhu me investeerime 64 miljonit eurot ja samuti ka Sopi väiksepark 17,6 miljonit eurot. Et see on suured summad, need tuulikud ja päiksepaneelid hakkavad seal püsti saama, täpselt nagu Aavo rääkis, ja Kelme 1 on ka selle aasta lõpus eeldatav commissioning ja Kelme 2 on alles esimesed summad, nii et see investeeringute kõrgkohas hetkel on, liigume kenast taktis, mõne asjaga isegi kiiremini oleme oodanud ja kokkuvõttes kasumaktsia kohta, see siis põhimõtteliselt on meil 3 miljonit eurot kõrgem puhaskasum circa ja circa sent aktsia kohta siis rohkem teenisime viimases lõppenud kvartalis. Ja kui siin võib-olla siit välja tuua miskit olulist, siis intressikulud on meil kasvanud 3 miljonit eurot lõppenud kvartalis, kuna laenutase on kõrgem, sealt ka siis suuremad intressimaksed. Et jätkuvalt see mõju kasumile on marginaalne, kuna lõppenud kvartalis kapitaliseerimise oli 9% nendest intressikuludest. Lõplikult puhaskasumi osas oluline mõjur korra veel välja tuua selles lõppenud kvartalis Paide ja Valka koostootmisjaamade müügikasum ja kõrgem toodang, aga samas madalad elektrihinnad muidugi meie seda kasumi kasvu on tagasi hoidnud ja põhimõtteliselt on ka elektriostukulud olnud kõrgemad kui võrdlusperioodis. Korra laenukoormusest veel välja tuua, siis oleme jõudnud 4,4 korrani netto-EBITDA suhtarvu tasemel, kui vaadata vasakult ülevalt seda teist graafikut. Et on ootuspäraselt kõrgem, arusaadavalt pargid saavad valmis, hakkavad andma toodangut, genereerima EBITDA-d, siis see hakkab ka meie seda nagu suhtelist võlgnevust vähendama ja põhimõtteliselt kasutamata on meil täna veel 285 pluss 20 miljonit eurot, et oleme 300 miljonit eurot saamas hetkel veel laenu välja võtta. Oleme heas taktis, intressikulud, mis meil keskmiselt on 3,79, ei ole oluliselt muutunud võrreldes aasta algusega või eelmise aasta lõpuga ja hetkel siis on 30% laenudest fikseeritud määraga ja neid me juurde pole hetkel lisanud. Siis paremal all räägime paar sõna omakapitalist. Siin vabandan, oleme teinud väiksed näpuvead, et omakapitali tootlused on samal tasemel võrreldes aasta lõpu tasemega ja tegelikult see on siis, kuigi see 12 kuu puhaskasum on kasvanud, on ka omakapitali baas kõrgem, nii et selles mõttes see omakapitali tootlus on üsna muutumatu lõppenud kvartaliga ja investeeritud kapitali tootlus on madalam tänu sellele, et me oleme veel 100 miljonit eurot lisanud investeeringutena selles kvartalis, mis meil ikka ei tooda.
Nii, ja lõpuks elektri hinna juhtimist ka veidi, et nagu mainitud 494 gigavatt-tundi elektrienergiat me tootsime esimeses kvartalis, et kuigi kasv oli tuntav, üle circa 90 gigavatt-tundi võrreldes eelmise aastaga, sest meie ootused olid kõrgemalt, me jäi umbes 90 gigavatt-tundi tootmata nii põhjustel, mis tulenesid tuule vähesusest kui ka siis veidi madalamast töökindlusest just uutes parkides, et selle võrra meil on siis nagu see PPA-de tase olnud jällegi oodatust veidi kõrgem selle aasta esimeses kvartalis ja mis me oleme teinud ja võtnud kasutusele on ka siis aktiivsed portfelli juhtimismeetmed, et ostsime tagasi Soomes 16,5 gigavatt-tundi elektrienergiat sellesse aastasse, vähendasime seda PPA-de kogust siin kuni juulini välja ja kaalume selle tegemist ka kuni aasta lõpuni. Täiendavalt me balansseerisime ka PPA-de vaatest ümber oma seda PPA-de müügikohustust Leedust Eesti, kus meil oli nii-öelda see PPA-de tase toodangu vastu madalam. Nii et selliseid aktiivseid kapitali või portfelli juhtimise meetodeid me kasutame, plaanime kasutada ka tulevikus nii olemasolevaks aastaks kui ka järgmisteks aastasteks, nii et meie see toodangu ja PPA-de maht oleks optimaalne. Kokkuvõttes jätkuvalt tootame ja töötame selles suunas, et see aasta toota 2,1 teravatt-tundi elektrienergiat, mis on siis splitit ka siin nii opereerivate kui valminud ehituses olevate varade vahel, et just aasta teist poolt vaadates on väga suure tähtsusega, et me saame kõik ehituses olevad pargid võimalikult ruttu tööle, nii et see on meie peamine prioriteet hetkel. Niiviisi, minu poolt vist kõik, annan tagasi teile. Ja, aitäh. Et siis 14. mail kell 1 toimub meil järjekordne aktsionäride korraline koosolek, et Fotografiskas olete kõik sinna oodatud ja materjalidega, päevakorraga, kõikide muude materjalidega saate siis tutvuda meie koduleheküljel juba. Nii, ja kui nüüd esimene kvartal kokku võtta, siis märksõnadeks ma ütleks, et oli tegus kvartal, jätkasime oma arendusportfelli edasi viimisega ja meie jätkuv, ütleme, selle aasta märksõna kindlasti saab olema, kuna on siis ehitus olevate parkide plaanipärane töösse toomine, et iga megavatt-tund, mille me oleme planeerinud see aasta toota, et saaks ka toodetud, et meil on ikka praegu päris massiivne 709 megavatti projekte ehituses, nii et kogu tiim selle nimel töötab, et meie aasta tulemused oleksid plaanipärased. Nii et sellega me teid täname ja nüüd oleme nõus siis vastama kõikidele küsimustele. Nii. Kvartali aruandes leiab järgmise lõigu Riigikogu menetleb taastuveri kasutusevõtu kiirendamiseks vajalike muudatuste tegemist ehitusseadustikus. Selle käigus on kujunenud oht, et vaatamata Loode-Eesti meretuulepargi juba 18 aastat kestnud arendamisele kaob Enefit Greeni õigus eeldada, et hoonestusloa menetlus algatatakse just Enefit Greeni esitatud taotluse alusel selgitada laiemalt, mida tooks kaasa see, kui hoonestusloa menetlust alustaks keegi teine peale Enefit Greeni. Ütleme niimoodi, et tõsi ta on, et praegu Riigikogus see menetlus käib ja me oleme ka suhelnud siin kliimaministeeriumiga ja jätkame tööd siin ka Riigikoguga suheldes, et tegelikult Enefit Green, nagu siin on korralikult öeldud ka, et ongi 18 aastat seda projekti arendanud ja leiame, et kui selline olukord võiks tekkida, siis see oleks kindlasti selline turuosaliste ebavõrdne kohtlemine. Ma täna rohkem spekuleerida sel teemal ei tahaks, mis ootame kõik need tulemused ära ja siis vaatame, mis see mõju on. Et hetkeseisuga me oleme sellesse projekti investeerinud mälu järgi vist 5 miljonit, natuke 5 miljonit eurot. Millisel tasemel näete kaupade tooret ja materjalide kulu arvestamata elektrienergiat edaspidistes kvartalites? Kui me ette võtame, siis meie kaupade toore ja materjali ja teenuste kulu lõppenud kvartaliga 20,6 miljonit eurot, 20,7, millest elektrienergia oli 14,8 ja kui ülejäänud tükid välja võtta, siis valdavalt on tegu siiski hoolduse remonditöödega, natuke tehnoloogilist kütust, mis kajastas siis biomassi ja gaasi, lõppenud kvartalis.
ja samuti materjalisid ja varuosasid. No üldiselt need hooldus- ja remonditööd on meil valdavalt kahes kohas. Et Virus on tegemist üsna stabiilse äriga, et aastast aastasse see hoolduskulu läheb üles, aga üsna mõõdetud ja meie kontrolli all olevalt. Samal ajal tuulikute osas, kui me uued tuulepargid toome kasutusse ja siis neil hakkab rakenduma see täishooldusleping, mida Aavo just nimetas, et Tolpanvaaras näiteks see hakkab aprillist siin teisest poolest peale. Siis nagu see megavatt, mis tuleb tuulikut sinna kasutusse, siis toob endaga kaasa ka kulu, nii et põhimõtteliselt see nende tootmis- või hoolduskulude kasv peaks olema nendes segmentides vastavalt juurde tulnud parkidele, aga megavati kohta jällegi juurde tulevad pargid on üldiselt soodsamad kui need, mis meil on, nii et nad ei kasva nagu võib-olla proportsionaalselt sama palju, kui meil hetkel ees olevat. Nii, see vist on mulle. Härra Kärmas, palun kommenteerige oma tagasiastumist juhatuse esimehe kohalt. Et siin on raske midagi kommenteerida selles mõttes, et peaaegu 7 aastat tagasi, kui ma ettevõttega liitusin, siis mind enne kõike kõnetas 2 asja, et valdkond, kus ettevõte tegutseb, kiire kasv, mulle meeldib koos oma tiimi kasvi juhtuma panna ja teine oluline motivaator kindlasti oli ettevõtte võimalik IPO, mis ka tänaseks on tehtud ja kuna mu lepingu tähtaeg oli nagunii tulemas, siis see on täiesti loomulik, et enne seda siis räägitakse nõukogu teemad läbi ja jõudsime siis kokkuleppele, et võib-olla ettevõte oleks vaja nüüd teine käik sisse panna ja seda võiks siis keegi teine teha, nii et siin ei ole mitte midagi skandaalset, siin ei ole mitte midagi kriitilist, nii et üks osa loomulikust elust. Mis aja jooksul võiks selguda Akmeni intsidendi kahjude hüvitamine osas GE-ga peetavate läbirääkimiste tulemused? Jah, me oleme neid läbirääkimisi alustanud, täna siin spekuleerida on natukene vara, et kuhu me nende läbirääkimistega jõuame, aga lepingus on siis ette nähtud see, et kui pooled kokkuleppele ei jõua, siis lahenduse peab leidma siis arbitraažist, arbitraaži menetlus ka, jällegi keeruline öelda, aga kestab umbes võib-olla seal paar aastat. Nii et eks me hoiame kõiki investoreid loomulikult siin kursis, kuidas meie läbirääkimised lähevad. Rohkem küsimusi meil täna ei olegi tulnud. Aga jah, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, et neid küsimusi saab ka jooksvalt saata meile siis investor@enefitgreen.ee meiliaadressi kaudu, nii et vastame alati. Nii et meie poolt suur aitäh, et tulite ja järgmiste kohtumisteni. Suur tänu, kena päeva!